Ma palun järgmisena lavale väga erilise inimese, väga kaua oodatud isiku, kes on siis Eesti esimene riigiarhitekt Tõnis Arjus, et rääkida, kuidas kujuneb tervikpilt meie riigi planeerimisest ja ruumilisest tulevikust. Palun, Tõnis. Ja, suured tänud. Aitäh, see inimene pole üldse väga eriline, aga see positsioon tõesti on. Ja ma olen ise sõnastanud seda nii, et minu roll ongi tegelikult siin järgmise 4-5 aastaga see institutsioon üles ehitada. Nii et see koht ei sõltuks mitte sellest inimesest ja tema võimalikust šarmantsusest, vaid sellest, et see institutsioon oleks tugev ja töötaks Eesti riigis. Nii et see on minu suurim roll. Aga rõõm on siin olla, juba esimesed ettekanded aitasid tõestada, et tasus tulla, jumala huvitav on. Ja mulle meeldivad üritused, kus on lava peal hästi erinevaid inimesi ja kus on publikus hästi erinevaid inimesi. Mul on juba noores peal olen korraldanud sellised sünnipäevapidusid, kus inimesed ei tunne üksteist. Alguses on ebamugav, aga pärast on ainult seda lisasünergiat tekib selle võrra rohkem. Ja võib-olla selle hubasuse tunde pärast või saavutamise pärast lasti alguses sellist relaka suitsuga ruumi, et tekiks kodusem tunne. Millest mina räägin tulevikust, võimalikust tulevikust ja räägin ka sellest, et kuhu me võib-olla võiksime paremini tüürida oma ruumilise arenguga. Mul on hea meel, et ma õhtul viskasin veel tuleviku uurimise slaidid välja, sest Linnar Viik rääkis sellest väga hästi. Ja võib-olla, mis Linnari jutust tuli väga hästi ka esile, on see, et tulevikke on väga erinevaid. Ta toonitas seda minu arust väga nutikalt. Ja lõppude lõpuks see tuleviku ennustamine on ka üks paras nagu nurjatu töö ka, sest ega me lõpuks ei tea, millisesse tulevikku me tegelikult liigume. Visiooni peab ikkagi seadma. Ja ma olen ise toonud seda näidet siin aeg-ajalt, et kui raske on tegelikult tuleviku ennustamine, et kuskil 10 aastat tagasi mitte ükski tuleviku uurija ei osanud hinnata, et me täna keskealised mehed sõidavad tõukeratastel linna peal ringi, et mitte keegi ei näinud seda ette, et see juhtub. Aga sõidan ise ka ja selline see tulevik siis järsku ette kujunes. Ma räägin üleriigilisest planeeringust. Ja üleriigiline planeering, see on protsess, mida veab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Kui kellelgi on spetsiifilisi küsimusi, siis ka asekantsler Ivan Sergejev on kohal ja saate tal pärast nööbist kinni võtta. Ja üleriigilise planeeringu juures tegelikult on väga oluline osa olnudki analüüsida, et mis on siis võimalikud tulevikud, ruumilised tulevikud, kuhu me liigume. On analüüsitud ka seda, et kuidas on meie ruumiline areng tänaseks kujunenud, kuhu me selle trendi jätkumisel läheme ja kas me saame midagi parendada, vaadates siis seda võimalikku projektsiooni tulevikku. Ja välja on joonistunud peamised väljakutsed. Number 1 väljakutse, maa on piiratud ressurss, isegi Eestis. Eesti kultuuriruumis on tihti seda raske aru saada, vähe inimesi, justkui nagu palju maad per capita, aga tegelikult ka meil saab maa otsa. Ja neid maakonflikte me tegelikult näeme igapäevaselt, et võtame siin ühe näite, laome järjest erinevaid kitsendusi kaardi peale ja tasapisi hakkad aru saama, et oih, maa saab otsa. Ja see on ainult üks pilk mingitesse kitsendustesse, mis meil ruumilist planeerimist siis kas edendavad või takistavad või mingeid väärtusi kaitsevad. Ja kui siia neid kihte veel juurde lisada, siis me saame aru, miks meil on tegelikult ka Eestis, kus justkui maad on palju, raske teatud ruumilisi otsuseid teha. Tuuleparkide näide on kõigile võib-olla kõige lihtsam nagu silme ette manada. See on väga selge näide sellest, kuidas erinevad maakasutuse konfliktid tekivad. Teine väljakutse. Meil on Eestis toimumas paralleelselt 2 protsessi. Üks on kasv ja teine on kahanemine. Kasvu all pean ma silmas seda, et me eelkõige näeme seda, kuidas just nimelt Tallinna ja Tartu, mingil määral ka Pärnu regioonid kasvavad. Ja ma just rõhutan regioonid, sest et Tallinna ja Tartu tingimata väga ei kasva, vaid me räägime siiski nende linnade kõrvalvaldadest, nii-öelda kuldsest ringist. Ja kahanemine sellepärast, et kui eestlaste rahvastiku arv ei kasva, siis ilmselgelt kusagil me jätame vanu asulaid kogu aeg maha, kolime uude kohta. Ja see on see, mida me oleme siis ka näinud, et siin aasta 2000 kuni 2017 asustuse pindala on suurenenud selle tulemusena umbes 140 ruutkilomeetrit. See on umbes 1 Tallinna võrra oleme ehitanud asustatud pinda Eestisse juurde.
Teine võrdlus on umbes 10 Viljandit, mis me oleme juurde ehitanud. Mis tähendab siis seda, et jällegi tuletan meelde, rahvastiku arv ei kasva, 140 ruutkilomeetrit pinda juurde. See tähendab seda, et ei tasu imestada, miks meil on raske ülal pidada seda taristut, mis meil üle Eesti on, sest lihtsalt per capita liini kilomeetrid ja ruutmetraaž tehnilise taristule kogu aeg lihtsalt kasvab. Ja see on see, kus me oleme ja elame praegu. Osa sellest muutusest on tähendanud ka seda, et muutuvad meie tänased senised toimepiirkonnad. Et see on nüüd veidi kaasaegsem pilt, kus me näeme siis Tallinna mõjuala ulatub juba peaaegu poole Eesti peale. Ja eks me tunnetame seda igapäevaelus tegelikult ka. Ja loomulikult see mõju on selline, et meie liikumisvahemaad siis töö ja kodu vahel on pidevalt suurenenud. Ja jällegi tõestab seda, et see ressursimaht, mis meil siis igapäevaseks toimetamiseks üksikisikul või omavalitsusel või riiklikul tasandil või ettevõtte tasandil, see ressursimaht lihtsalt kogu aeg on kasvanud. Ja nüüd üleriiklise planeeringu raames on siis analüüsitud seda, et mis on see stsenaarium, millega me tahaksime edasi minna. Et number 1 A-stsenaarium on see, kuhu me liigume. See on siis pealinnastumine, jällegi eelkõige siis pealinna laiali valgumine ja kõige muu kahanemine. Et seda illustreerida, mida see kahanemine tähendab, siis selle A-stsenaariumi, ehk siis tänane stsenaarium, selle mõju on selline, et aastaks 2050 võib isegi Viljandi ja Rakvere kahaneda 30%. 30%. Ja võite ainult ette kujutada, mis siis võib juhtuda väiksemate kohtadega, et kui Viljandi-laadne ja Rakvere-laadne suhteliselt tugevad linnad kahanevad 30%. Ja see on see, kuhu me liigume. Ja nüüd me olemegi siis valiku ees, et kuidas seda mõjutada sellisel moel. Ja siin on roll meil kõigil ja siin ei saa kindlasti riik igale poole ette näidata, mida me tegema peame. Aga kahtlemata meie eelistus on see, et meil sellist drastilist muutust Eestis ei toimuks. Et meil on Tallinn ja kõik muu kahaneb. Ja summa summarum on tegelikult tänaseks üleriigilises planeeringus valitud stsenaarium, mis on nende 2 keskmise koondstsenaarium, kus me korraga peame toetama siis mingite elementaarsete mahtude ja teenuste ja töökohtade kättesaadavust võtmepunktides üle Eesti, mis toidavad ka nende läheduses paiknevaid maapiirkondi. 4. stsenaarium, see on üks pigem ebatõenäoline stsenaarium, see on siis kasvav Eesti. See võiks eeldada siis seda, et meil tekib näiteks hästi suur maht kliimapagulasi, mis siis toidavad seda populatsiooni kasvu, aga vähemalt 2050 perspektiivis täna teadlased ei näe, et see oleks realistlik. Et seda vähemalt selles perspektiivis ei toimu. Ja nüüd siia joonisele ma pikalt kinni ei jää, aga ma rõhutan ühte asja. Nende erinevate stsenaariumite juures on võrdluseks toodud stsenaarium A ja stsenaarium 1 ja stsenaarium 2. Stsenaarium 1 tähendab seda, et me jätkame ressursimahukat maakasutust, ehk siis me oleme endiselt maakasutuses võrdlemisi vabad ja liberaalsed ja see läheb järjest laiemaks, kui me ehitame midagi uut. Ja number 2 tähendab seda, et me ehitame kompaktselt. Et isegi kui me kasvatame Tallinna piirkonda, siis 2 varianti, kas me teeme seda niimoodi laiutavalt nagu siiamaani või me ehitame kompaktselt. Ja mõjude hinnangus on väga hästi näha, et see kompaktne on alati soodsam majandusele, soodsam sotsiaalsele keskkonnale, soodsam igas mõttes. Et seda ressursimahukust veel illustreerida, toome siin Tallinna näite. See on Tallinn ja Tallinna piirkonna asustatud pindala. See on Tallinn ja Tallinna piirkonna asustatud pindala aastal 2024. Ja see võib-olla illustreerib hästi, mida tähendab liberaalne maakasutus. Iseenesest on ilmne, et nende ühiskondlike muudatustega, mis meil on toimunud, uute elamisviiside vajadus on olemas, uusi elukohti tuleb ehitada. See on väga ilmne. Et ma ise võib-olla olen kõige parem näide, et kui ma sündisin Pirita Kosel, mis on eriti nunnu elamispiirkond, mis küll tänases mõistes on niivõrd kompaktne, et ta ühelegi regulatsioonile ilmselt ei allu, aga väga hea elukeskkond. Siis me tahtsime, kuna seal elasid 3 põlvkonda ühes majas, tahtsime sealt oma perega välja minna. Saime korteri Lasnamäel, elasime 7 aastat seal. Elu oli lill, aga tasapisi hakkasid aru saama, et tegelikult see ka ei rahulda vajadusi. Ja siis läksime perega, vanemad ostsid krundi Sauele, hakkasid sinna maja ehitama. Mina ei andestanud neile seda kunagi, sest et kogu minu elu oli seotud Tallinna kesklinnaga, kõik mu sõpruskond oli seal ja minu jaoks see Saue pendelränne oli talumatu. Ma olin siis teismelise eas ja aru saate, et see oli täiesti talumatu. Aga see vajadus
oli täiesti arusaadav. See elukvaliteedi tõus, võimaluste tekkel, et vanemad tahtsid saada selliseid võimalusi oma perele, täiesti arusaadav. Ja see on see, mis on tegelikult mõjutanud ka siis seda pilti, miks me sellist pilti näeme. Küll aga oleks saanud seda teha palju targemini. Kopenhaageni näide, hästi kuulus näide, nemad nägid seda kasvu ette, neil oli väga suur kasv tulemas ja nad mõistsid, et kui nad siin teadlikult seda ruumi laienemist ei planeeri, siis läheb asi neil ka rappa. Ja sealt kujunes siis selline kuulus 5 sõrme plaan välja, mis laias laastus tähendas seda, et jah, meil on vaja uusi elamisviise, uusi asulapindasid, aga me teeme seda nii, et me kavandame seda prioriteetsetes suundades, kuhu on tagatud ka kiire ühistransport, kiired ligipääsud igas mõttes, pikki neid sõrmi, seal on tagatud ka erinevad teenused, poed, lasteaiad ja nii edasi. Ja nende sõrmede vahele jääb siis loodusväärtuslikke alasid ja põllumaid ja muud. Ja siiamaani tegelikult Kopenhaagen elab selle plaani järgi ja töötab. Tänu sellele on nende liikuvus ikkagi väga heal tasemel, madala jalajäljega. Tänu sellele nende tihe elukeskkond ka kesklinnas on selline, et sa kuuled teist inimest rääkimas, mitte ei ole mürakeskkonna sees ja on tõesti ihaldusväärne elukeskkond. Nii et saab teha teisiti. Ja teatud põhimõtted, mis siis ka üleriigilises planeeringus kirja pannakse, tegelikult rõhutavadki just nimelt seda kompaktsuse ideed. Jah, me oleme juba mingisuguseid vigu teinud, aga pole mõtet ju oleks kui peale pidama jääda, et me endiselt ju planeerime tulevikku edasi ja kompaktsuse puhul me peame arvestama ka seda, et see kehtib korraga nii kasvavates kogukondades, aga see tegelikult kehtib ka kahanevates kogukondades. Sest paradoks on see, et täna, kui me vaatame ka väiksemaid piirkonnakeskusi, siis ka seal tegelikult toimub laiali valgumine. Ja see natuke ka psüühikaga seletatav, et inimene tunnetab seda, et kui ta vaatab seda hääbuvat keskusala, kus sul on tühjenevad kortermajad, sul on kool võib-olla ka sealt keskusalalt lahkunud, siis isegi kui sa tahaksid elada seal keskusalal, siis sa ei suuda oma investeeringutega mõjutada kogu seda ala, kogu seda väikest linna või külakogukonda. Ja sul on lihtsam minna sealt välja, vähemalt oma majapidamine korda teha, kontrollida oma seda ümbritsevat keskkonda ja ignoreerida siis seda hääbuvat konteksti seal keskusalal. Aga kui kõik seda teevad, siis olgem ausad, see keskusala kunagi elama ka ei hakka. Nii et sellepärast on see kompaktsuse printsiip ka kahanevates kohtades väga tähtis. Ja nüüd võib-olla siis tasapisi lõpupoole liikudes need võtmetegurid, mida ma tahaksin veel rõhutada, et mis siis kestlikku arengut aitaksid meil toetada. Ma ise sõnastan seda kompaktsuse printsiipi ka suure skaala ringmajanduseks. Et see tähendab seda, et me arendame eelkõige neid kohti, kus meil juba on taristu olemas, mis on hästi loogiline, kulutõhus. Et kui sul on juba mingisugune ühik juba kusagil kasutuses, siis sa selle jaoks ei ehita veel uut taristut kuskile võssa, vaid sa kasutad maksimaalselt ära seda, mis sul juba on. Lihtne, majanduslik, loogiline, aga me tihti seda ei tee. Mitmekesisus on võtmesõna, et see puudutab nii funktsionaalsust, aga see puudutab ka mitmekesisust looduskeskkonnas. Ja funktsionaalsuse kohta võib-olla näide tuua siin koroona ajast, et enne koroonat tundus, et puhtakoelised ärilinnakud on hästi loogiline asi, mida teha. Pärast koroonat, USA turgudel investorid astusid kohe välja monofunktsionaalsetest ärilinnakute arendustest, sest et see lihtsalt ei olnud enam majanduslikult õigustatud. Ja täna tegelikult kõik saavad aru, et kui sul on paindlikult võimalik siis kohaneda turutingimustega, et siis see ruum on palju tõhusam pikas plaanis, see ruum tegelikult tasub ennast palju paremini tulevikus ära. Ja siin on paar näidet, see on büroo Vingartsi projekteeritud, see on üks uus idee, mis asub siis Pärnu uue silla teises otsas, seal üle jõe otsas. Ja seal on samamoodi siis omanikuarendaja ette näinud, et ta tahab näha sellist paindlikku ruumikasutust ja erinevaid funktsioone ühel maalapil. Nüüd uue ehitamisel. Me oleme uutes oludes, kliima on muutunud, taristuehituse näide, et kui meil on selline külmatsüklite arv on aastatega järjest kasvanud, siis see pole midagi muud kui kliimamõjud ja külmatsüklite arv mõjutab meie konstruktsioone, mõjutab meie materjali päris kõvasti, et sellega tuleb arvestada. Ja see näide on Keila näide, kus Morumba arhitektuuribüroo kohe rakendas erinevaid kliimaga kohanemise võimalusi ja säästvaid sadevelahendusi.
me peame ka olemasolevat ümber mõtestama. Näide Kopenhaagenist, kus algselt, siin on nüüd SLA arhitektid näitavad kunagist pilti, kus selliste kättesaadavate kortermajade vahel oli puhas muruväli, muru liigvee korral, valingvihmade korral sisuliselt muutub asfaldiks ja neil oli tõsine probleem, et kogu see veevaling, mis sealt tuli, siis pärast jõudis alla mäge otse lasteaiahoovi ja tekitas uputusi ja nad kujundasid selle ala täielikult ümber ja kujundasid veel seda niimoodi, et need 2 kortermaja, mis kuulusid ka erinevatele ühistutele, olid mingitel põhjustel omavahel tülis kogu aeg. Et mingi ajalooline lahknevus seal oli ja mida nad siis tegid, seesama arhitektuuribüroo, kus töötab, ma ei tea, mitusada inimest ja muuhulgas ka antropoloogid, võttis koos antropoloogidega ka need kogukonnad kokku ja kogu see disain tegelikult käis siis nende kogukondadega koos. Et korraga siis saavutati keskkond, mis aitas lõimida neid kogukondi ja ka tagada siis ka vastupidavuse klimaatilises mõistes. Üks teema, mida ma alati rõhutan, on kohaloome ja ruum mängib siin olulist rolli, sest ruumi kvaliteedi kasv on see, mida me päriselt lõpuks märkame, tunnetame ja mis mõjutab meie usku sellesse kohta ja kasvatab meie koha kiindumust. Ma olen siia Kallaste näite toonud, see pilt on küll sellest hetkest, kus veel ei ole see kaar valmis, et tänaseks see kaar on valmis, pärast teatud parandustöid sai see kaar ka siledaks, aga mis oli selle kohaga huvitav on see, et kui ma paar aastat tagasi seal intervjuud tegin kohalikega, siis see platsi ehitus ei olnud veel alanud ja Kallaste on Eesti kõige väiksem linn, seal oli kunagi umbes 500 elanikku, nüüd on 700 elanikku, ja järjest on kinni pandud, kutsekas läks ära, kool pandi kinni ja nii edasi, kogukond kahaneb kogu aeg. Ja kohalikud ütlesid, et meie ei usu, et keegi seda väljakut kunagi ehitab, meid on ju maha jäetud. Kunagine Kallaste linnapea ütles, et see on Siber, kohalik Siber, see on mõttetu koht. Aga nüüd uue juhtimise ja koha kiindumuse toel pandi lõpuks ehitustöö seal käima, esimene etapp on valmis ja nüüd need kohalikud tunnevad, et meil tegelikult ei ole maha jäetud. Ja me oleme teiste kogukondade näitel näinud seda, kuidas selline avaliku ruumi investeering tasub ennast ära. Ümberringi hakkavad inimesed uskuma, et siia tasub ka ise investeerida. Et tegelikult mul on mõtet siia tulla oma restoraniga, mul on mõtet oma maja korda teha, vähemalt kas või aed ära värvida. Nii et see on väikekohtades ülioluline. Mis on veel tähtis ja kus Maru mängib kõvasti rolli, on loomulikult see, et meie otsustusprotsessid oleksid andmepõhised ja läbipaistvad tänu sellele. Et siin on paar näidet, ülemine paremal on EHR-i 3D vaade, kus on võimalik juba ruumiliselt analüütikat teha, väga äge. All on üks projekt, mida ma ise kunagi algatasin Tartus, mis muutis kohapõhisemaks otsustusprotsessid ja kus oli võimalik ka vähendada andmepõhiselt ka parkimisnormi, mis vähendas siis ka ehituskulusid kohapõhiselt. Ja kui rääkida kompaktsusest ja targast ressursikasutusest, siis andmed saavad alati meil otsustusprotsessis toeks olla. Et siin on üks värske näide tööstusalade kaardirakendusest, kus sa saad juba näha, et kus siis need võimalikud tööstusalad on, et sa mitte järgmist ala ei ehitaks võssa, vaid sa leiaksid sümbioosi olemasolevaga. Ja üks protsess, mille kohta ma olen väga elevil, mis just hakkas pihta ja mida juhib TRAM ja Transpordiamet ja Tartu Ülikool, puudutab siis liikuvusmudeli prototüübi loomist ja mida see võimaldab teha, on see, et ta võimaldab läbi mängida stsenaariumeid, et kui sa kuhugi tahad uut näiteks elamupiirkonda kavandada, siis läbi selle mudeli sul on võimalik hinnata, kuidas see ala päriselt tööle läheb, millised tekivad sul transpordivajadused, kuidas see mõjutab meie liikuvus tervikuna. Nii et see kõik on väga ootust, ärevust tekitav. Aga üks teema mind lõppu siiski veel huvitab. Et kõik see ju tundus, ma loodan vähemalt loogiline, et jah, võiksime sinnapoole liikuda, aga millegi pärast on maru raske neid muutusi juhtida. Ja minu enda teine haridus, mille ma just kevadel lõpuks kätte sain, on muutuste juhtimine ühiskonnas Tartu Ülikoolis, sellepärast mind see muutuste juhtimise pool ka eriti huvitab, kus paiknevad siis süsteemis need lukustused ja miks me ei suuda neid muutusi ellu viia. Number 1 teema, psüühika. Paljud väidavad, et eestlane ei ole inimene. Ja inimese all ma pean silmas seda, et inimene tegelikult on ülisotsiaalne liik. Aga me tahame ise arvata, me räägime enda seda lugu, et tegelikult eestlane unistab sellisest eestlasest, kelle korstnasuitsu sa näed, aga teist eestlast mitte. See on see müüt, mida me endale jutustame. Mina väidan, et see on vale. Et me oleme siiski ka inimesed. Täpselt nii, nagu on hispaanlane ja jaapanlane.
Miks meie tahame tegelikult üksteisest eemalduda, üks põhjus on kindlasti ruum ise. Et kui meie psüühika tunneb, et see ruum, mida me oleme endale kujundanud ja kus me praegu elame, on meile ülestimuleeriv, see meile tekitab ebameeldivust või see tekitab suisa tunde, et minu leibkond on ohus selle keskkonna pärast, siis sellepärast me tahame sealt lahkuda. Ja ma väidan, et me olemegi tegelikult sellises lõksus olnud. Ja siin meil oli eelmisel nädalal Maa- ja Ruumiameti visioonikonverents, kus esimese ettekande tegi Mihkel Nestor ja väga hästi tõi välja tegelikult, et kui meie elatustase järjest kasvab, siis tegelikult me muutume ka oma keskkonna suhtes palju nõudlikumaks. Ja kui me nüüd, ma ei tea, oledki harjunud näiteks elama ühe suurema linna keskusalal ja näed, et viimati nägi see kõnnitee investeeringut 20 aastat tagasi, siis sa ei lepi sellega ja sa tegelikult hääletad jalgadega ja lähed sealt minema. Ja me oleme sellises olukorras. Psüühika teeb väga tihti otsuseid. Teine asi on rajasõltuvus. Me võime seada igasuguseid visioone ja rääkida, et me tahame näiteks, ma ei tea, kiirendada planeeringumenetlusi, aga tegelikkuses me näeme, et selle süsteemi sees on peidus igasuguseid lukustusi, mis meid tegelikult hoiavad kinni endistes protsessides. Üks näide, paremat kätt on üks parkimisnormatiivi evolutsioon, mis on Eestis siis kehtinud üle riigi, mille vastu me Tartus ka olime ja muutsime selle natuke paindlikumaks, aga läbi selle on tegelikult olema kujundanud situatsiooni, kus per korter pead sa üha rohkem siis kohti rajama, mis on muutnud tegelikult tiheda kompaktse keskkonna rajamise kas kulukaks või võimatuks. No üks näide, üks kortermaja tahtis renoveerida maja, aga raha polnud ja mõtles, et saab siis lisatulu selleks, et siis maja korda teha ja ehitada välja katusekorrus. Katusekorrusele teha eraldi kortereid. Nüüd nende korteritega koos omavalitsus nõudis nüüd parkimiskohti, kui enne oli seal kinnistul 3 kohta, said hakkama kuidagi, nüüd vastavalt normile oli vaja 10 kohta. Kinnistu, aga ajalooline kinnistu, oli nii väike, et 10 kohta ei mahtunud kinnistule ära. Investeering katki, leibkond ilmselt kolised lõpuks välja, sest see maja korda ei saanudki. Ja võt sellised lukustusi on meie süsteem täis, meie eesmärk on tegelikult koos ka neid lukustusi üles leida ja neid tasapisi siis lahti murda. Teine näide on siin värske müra näide, millest on ka meedias veidi juttu olnud, kus me justkui tahame head, et meie elumajade fassaadidel oleks müratase, mingi piir on sätestatud, et me ei elaks päris nagu väga mürarohkes keskkonnas, aga lõpuks me oleme jõudnud oma normidega sinna kohta, kus sisuliselt sa tänaväärde linnas enam kortermaju kavandada ei saa. See ei ole olnud kunagi eesmärk, aga see on see, mida me teatud kohtades täna teeme. See on lukustus, mis tuleb lahti murda. Linnas võiks saada ikkagi elada. Kolmas teema minu jaoks on riskikaalutluse ja otsustusjulgusega seotud. Ja riski all peame silmas seda, et võtame ühe arendaja, kellel on 2 varianti, tal on kinnistu seal, kus naabriks on ainult lehmad, või tal on kinnistu siin, kus tal on naabriks, no kes teab, mis siin vasakul ja paremat kätt võib olla. Üleval on ainult üks risk, lehmakari, aga tegelikult ilmselt sulle niimoodi planeerimisprotsessi sisse ei tule ja ühtegi kaebust sulle ei esita. Allpool tundub nagu lihtne olukord, tühi plats, ehitad siia maja, kõik on selge, teed sama kõrge kui naabermajad, reaalsuses siin on 2 ühistut, meil on omad mõtted, siin võib-olla keegi on harjunud parkima, tal on äkki väga ilus auto ja väga mõjukas inimene, seal taga on võib-olla inimesed, kellel vaade muutub ja võib-olla on siin veel mingid regulatsioone, mis siin kinni poob või tuleme ka kas või mingid taristu servituutideni välja. Ja kui sa teed nüüd otsust, kumba teed valida ja kuhu investeerida, siis on ilmne, et ühes sa suudad projitseerida tulevikut 1,5 aasta pärast on seal äkki isegi maja püsti, võib-olla mitte, aga vähemalt planeering olemas. All sa ei tea mitte kunagi, millal sa tulemuseni jõuad. See võib olla 3 aastat, aga see võib ka 30 aastat olla. Ja riskikaalutlus on üks punkt, mis puudutab siis arendaja kaalutlust, aga teine on ka otsustusjulgus. Täna me näeme seda, et isegi olukorras, kus me sõnastame kompaktsuse vajaduse ja selge sihi, kuidas me peaksime oma asustust kujundama ja võib-olla ka üldplaneeringu või arengukava tasandil on see põhimõte juba kirja pandud, siis siin kohas meil lähevad kõigil jalad alt ära. Sest et ka siin need konfliktsed huvid, mis siis tiheda keskkonna juurde kuuluvad, panevad meid pelgama julgelt ühte otsust vastu võtmast. Ja see on ka süsteemne lukustus. Nii et kokkuvõtteks, kui me tahame muutusi juhtida, siis ei tohi ära unustada, et lihtsalt heast visioonist mitte kunagi ei piisa. Me peame alati tegelema sellega, et me arvestame, mis on meie tänane ja tuleviku tehnoloogia, mis on meie turumudelid,
Et kui me räägime siin kättesaadavatest kodudest ka, et siis turumudelid ja uued ärimudelid on tegelikult üks võtmeküsimus. Kultuursed ja sümboltähendused, et see on nagu väga võtmeküsimus, räägime liikuvusest näiteks. Ma ei hakanud täna autostumisest rääkimagi, see on täis sümboolseid tähendusi ja kultuurilisi küsimusi. Regulatsioonid, mida ma puudutasin, ja viimaks igapäevased praktikad. Muutuste juhtimises pead sa arvestama, et muutus ei saagi toimuda ühe indiviidi elus üle öö. Küll aga on võib-olla huvitav rõhutada seda, et mida ka siis psühholoogid välja toovad, on see, et kõige lihtsam on inimesel muutust esile tuua siis, kui tema elus toimub mingi murranguline hetk. Üks näide murrangulisest hetkest on see, kui ta kolib uude elukohta. Siis on sul võimalik temaga mängida, tema psüühikaga, teda mõjutada, panna ta teistmoodi liikuma. Ja kui me neid uusi elukohti disainime nüüd juba targalt, terviklikuna, mitmekesiselt ja säästva liikuvused najal, siis meil on võimalus muuta ka selle inimese käitumismustreid. Muidu mitte. Selline lugu. Aitäh teile! Aitäh, Tõnis! Tuletan meelde, et Tõnisele saab esitada küsimusi Slido kaudu. Äkki õnnestub ka pausil sind inimestel kinni püüda. Aga ma küsiksin esimese küsimusena seda, et kas oskad välja tuua mingisuguseid rahvusvahelisi praktikaid või eeskujusid, millest me Eestis võiksime lähtuda? Üks väljakutse, mis meil on, mida rõhutas ka Rutt väga hästi, on see, et kuidas teha nii, et me eelisarendaksime olemasolevat keskkonda. Ja mina tõin oma näite Lasnamäelt põgenemise kohta, eluline näide, päris lugu. Kuidas teha nii, et me suudaksime mägesid väärindada sellisel moel, et see oleks ihaldusväärne elukeskkond. Ja üks niisugune näide on Aarhusi linnas Kellerupi piirkond, kus linnavalitsus võttis väga süstemaatiliselt, teadlikult ja pikaajaliselt ette ühe 60-ndatel ehitatud paneelpiirkonna revitaliseerimise. Esimene asi, mis nad tegid, on see, et nad viisid linnavalitsuse hoone, uue hoone ehitasid sinna linnaossa. Teine asi, mis nad tegid, on see, et nad hakkasid sinna kujundama sellist ühtset terviklikku avalikku ruumi, mis tooks need inimesed kokku ja kõik ei oleks lihtsalt anonüümselt oma kortermajades. Ja kolmas asi, mis nad tegid, on see, et nad hakkasid sinna selle suht nagu ühetaolise elamisviisi juurde looma ja rajama uusi elamistüpoloogiaid. Seal tekkisid ridaelamud, seal tekkisid suuremad ja väiksemad kortermajad, et sa saaksid seda sootsiumit laiendada. Ja see lõpuks tagas selle, et kui varem oli see 60-ndate piirkond kujunenud selliseks kohaks, kus politsei käis väga tihti, oli vaja erinevate probleemidega tegeleda, siis nüüd selline ühiskondlik läbilõige ja tasakaalustatus tagas olukorra, kus need kriminogeenset nüansid on järjest hakanud vähenema. Ja huvitav on lihtsalt jälgida seda protsessi, nad on siin mitmete aastatega päris suur hüpp, et ainult tasub külla minna. Ja huvitav on näha, et ruum päriselt mõjutab ühiskonna toimimist ja ühiskonna lõimumist. See on äge näide. Absoluutselt. Kuidas sa näed, et kas riigi arhitekti roll või kas sa näed seda rolli, mis puudutab siis kliimamuutust ja rohepöörde elluviimisel, et mis see roll? Mis on riigi arhitekti roll? Jah. Kõik su sisad. Ma ei ole veel ka jõudnud rääkida, mis on üldse nagu riigi arhitekti institutsiooni olemus täna. Selleks mul aega antud, aga nüüd on mul võimalus seda tutvustada. Riigi arhitekt iseenesest hetkel, kus ta on nüüd Eestisse siis toodud, ei ole üksik filosoof, vaid on Maa- ja Ruumiametis üks juhtkonna liige ja juhib ühte teenistust. Maa- ja Ruumiametis on 5 teenistust, riigi arhitekt juhib ühte neist. Ja see teenistus, milleks on siis strateegilise ruumiplaneerimise teenistus, seal on omakorda 3 osakonda ja otse siis mõned nõunikud ka. Pikk jutt lühikeseks teha, siis summa summarum need osakonnad tegelevad 2 teenusega. Üks puudutab ruumiplaneerimist ja seal on kolleegid igapäevases otsekontaktis siis kogukondadega selleks, et riiklikud sihid, mis on siis näiteks üleriigilises planeeringus või maakonnaplaneeringus või arengukavades sätestatud, jõuaksid kohalikule tasandile. Ja seal me anname nõu proaktiivselt, aga ka kooskõlastame tulevikus ja praegu oleme isegi heakskiidumenetluses, kes teab, see teab.
ja teine teenuseplokk puudutab riigimaad, et Maa- ja Ruumiameti portfellis MKM-i haldusalas on umbes 20 000 pluss kinnistut üle Eesti, mis kuulub riigile. Ja selle portfelli strateegiline haldamine on ka riigiarhitekti teenistuse siis üksuses, mis tähendab seda, et läbi selle portfelli käitlemise viisi, et kuidas me näeme ette selle portfelli tuleviku kasutust koostöös KOV-iga, on väga selge võimalus, kuidas ka ellu viia erinevaid poliitikaid. Ja 2 tasandit. Maa kasutamine ja selle suunamine ja teine siis planeerimine, planeerimisotsuste mõjutamine. Väga hea. Küsimus selline, et kui 2050 on see pikk vaade, millele keskendutakse, siis mis on see lähiperspektiiv, millele keskendud? No pikk plaan peab olema, aga nagu ma ütlesin, siis tegelikult selle tuleviku lõpuni ennustamine on suhteliselt võimatu. Ja siis tulebki teha nii, et sa mitte ei ootama mingisugusest müstilist tulevikku, vaid sa hakkadki esimesest sammust pihta, mida sa teed. Number 1 samm tegelikult ongi üleriigiline planeering ja selle idee kommunikeerimine. Tuleb tunnistada, et see ei olegi nii lihtne, kui me arvasime, et justkui tahad head, aga tegelikult, kui sa kohe mingi pildi välja paned, siis tegelikult erinevad huvigrupid loevad ühte pilti täpselt nii palju kui inimesi, nii palju on arvamusi. Ja täna me oleme tegelikult selles protsessis, järgmine aasta algus on meil ka avalikustamise faas ja seal on võimalik neid diskussioone pidada. Ma ise küll loodan, et see põhimõte, mida ma proovisin ka välja tuua, just nimelt see ressursimahukus, kus me oleme läinud ja mida ma loodan, et me suudame tagasi pöörata, et see vähemalt jõuab kohale. See on lihtsalt mõistlik äritegemise viis, kui sa kasutad ressursse tõhusalt. Et see on esimene samm, et seada see meie eesmärgiks tegeleda selle ressursi vähendamisega. Aga minu vaatest on nüüd tegelikult väljakutseks see, et MaRu on ikkagi rakendusasutus. Ministeerium on poliitikakujundaja. Ja mida varem ei ole olnud võib-olla niivõrd nagu selgelt ja miks MaRut ja riigiarhitekti institutsiooni ongi oodatud, ongi see, et keegi tagaks sellise silla siis poliitikakujundamise ja igapäevase päris platsil toimuva vahel ära. See on see roll ja protsessid, mida me proovime nüüd hakata me ehitamegi neid protsesse, disainime neid koostööprotsesse, et see sild paremini ehitada. Muuhulgas on ette nähtud ka see, et me disainime välja ka partnerite ümarlaua, mis tähendab seda, et kui ajalooliselt on ruumiotsused olnud võrdlemisi killustunud, üks amet teeb ühte, üks nõuab teist ja kolmas teeb kolmandat, siis need ei ole vahepeal meil platsi peal kokku tulnud. Ja meie roll on ehitadagi sellist holistilist pilti ja läbikäimist ja infovahetust erinevate partnerite vahel. Et see on üllatav, kui palju saab teha sellega, kui sa lihtsalt tood õigel ajal õiged inimesed laua taha. Ja palju polegi muud vaja. Väga hea, ma küsin kiire viimase küsimuse. Üks murelik kuulaja küsib, et meil tekib järjest enam asulaid, kus ei ela enam ühtegi inimest. Mida me hakkame peale seal olevate hoonetega, et kas on mingi plaan? Ja õnneks on, ütleme nii, et on sellised asulaid, mis tõesti hääbuvadki ja ei maksa olla naiivne, et me suudame kõiki kahanevaid asulaid kasvule tõsta, seda ei juhtu. Ja on mõningaid kohti, mida me juba näeme, et ongi tühjad majad, kus sa pead tegelema ka sellega, et see maja siis lõpuni tühjaks teha ja sellega midagi ette võtta. Tõenäosus, et sinna uut funktsiooni leida tihti on võimatu, mis tähendab seda, et me peame siis vähemalt sellele materjalile või nendele elementidele mingi uue kasutuse leidma. Just hiljaaegu võtsimegi siin TalTechi ja Simo Ilometsaga ühendust, et ka Maa- ja Ruumiameti portfellis tegelikult on sellised kinnistud üle Eesti, kus on amortiseerunud hoone peal ja omavalitsus ootab tegelikult, et see plats korda saaks. Ja mitte lihtsalt ära lammutada, vaid leida sellele toormele ka mingi kasutus, et see eeldab tegelikult ka uusi koostööprojekte ja võimalusi, et seda proovime kindlasti juurutada. Aga suur aitäh Tõnisele, veel üks aplaus, palun. Aitäh!